Ja nii ütelda meie esimese teema või esimese ploki lihtsalt teema, siin on palju. Viimaseks esinejaks on meil proua Kaidi Sarv, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli koguni 2 korral, nii farmatseudi kui juristina, ja kes kõneleb meile siis kuulsa tähekombinatsiooni ACTA aspektidest, mis seonduvad ravimitega. Tere päevast! Siin muidugi see valgus nii pimestab, et ega mina saali suurt ei näe. Ja kui ma näeksin oma ettekannet, siis ma oleksin ka õnnelik. Aga. Ja siit ta tuleb. Nii. Kui nüüd keegi oskaks öelda, kuidas seda saab suuremaks, oleksin ma õnnelik. Help. Mul on palju väiksem. Okei. Nii, ACTA ja ravimid. ACTA internet, arusaadav. ACTA intellektuaalne omand, arusaadav, kõik räägivad ACTA ravimid. Milleks? ACTA ja ravimid ja ACTA on märksõnaks, sest üheks ACTA algatajaks olid ju ravimitootjad. Koos muusika- ja filmitootjatega oli teine suur huvirühm olid ravimitootjad. Ehk siis Ameerika Ühendriikide ravimitootjate ühendus Pharma. Ja muidugi, ACTA eesmärk on vähendada ravimivõltsinguid. Kas ma räägin liiga kaugelt? Ei. Võt. Abistage, toetusid. Ja muidugi, eks ameeriklased ja arenenud riigid on ju väga hädas, sest ravimeid võltsida on väga meeldiv. Inimesed ostavad need meelsasti, kõiki ravimeid enamasti. Ja äsja 16. või 14. veebruaril oli viimane FDA teade selle kohta, et Ameerikas on avastatud võltsitud vähivastane ravim Avastin, et oli võltsitud Roche'i toode, tegelikult muidugi seda ei tooda Roche, vaid üks teine firma, aga Roche'i nimi ilmselt kõlas uhkemalt, ja selline Avastin on avastatud siis Ameerika turult. Kuidas teha vahet? Keeruline. Kui nüüd ACTA-t vaadata, siis väga palju on ravimite teemal tehtud ACTA suhtes kriitikat. Ja peamine kriitikat on tulnud just abiorganisatsioonidelt, erinevat vaesusevastase võitluse organisatsioonidelt kui ka teistelt abiorganisatsioonidelt, ja argumente on olnud päris mitu. Ja muidugi kõige suuremaks, mida ka proua Turk välja tõi, suuremaks, ütleme, selliseks ohuks peetakse ikkagi piirimeetmeid. Ehk siis, kui päritoluriigis ja sihtriigis ei ole toode siis kaitstud patendi või kaubamärgiga või intellektuaalne omand ei ole seal sedavõrd kaitstud, siis kui neid tooteid transiitkaubanduse raames või üldse kaubanduse raames viiakse läbi ACTA liikmesriikide, et siis varasemast enam võidakse neid ravimeid siis piiril blokeerida või kinni pidada. Ja läbi selle mõjutab siis ACTA neid riike, mis ei ole ACTA liikmesriikideks, ehk siis põhiliselt just arenguriike ja ka muidugi suuri ravimitootjariike nagu India ja Pakistan. Ja üks ka, ütleme, miks ravimid just said nõnda aktuaalseks, et Hollandis oli, mitte küll päris äsja, aga oli üks Hollandi juhtum, kus siis transiitkaubanduse raames tassiti mingisuguseid intellektuaalse omandi rikkumisega toodetud ravimeid siis läbi Hollandi just arenguriikidesse ja Holland ei sekkunud ja muidugi ravimitootjad või võltsimise objektide siis võltsimise objektid ise siis kaebasid, aga muidugi teha ei olnud midagi, kuna transiiti praegu ju eriti ikkagi ei jälgita. Ja teine asi, millele pööratakse palju tähelepanu või millest oodatakse ACTA puhul ohtu, on see, et kinni võib pidada ka tooteid, mille puhul ei ole see, ütleme, võltsimiskahtlus mitte tõendatud, vaid on hüpoteetiline. Ehk siis see kaubamärk võib olla sarnane või tundub sarnane. Muidugi praktilisest aspektist vaadatuna muidugi ega siis tolliametnik ise ei ole mingi tark. Ja nüüd näiteks mõtleb, et eile nägin, oli näiteks sarnane aspiriin ja näed, täna siin on samasugused kaubad, et okei, peame kinni. Vaid tal peab tulema ikkagi mingisugune konkreetne signaal. Ka praegu peab tulema tal konkreetne signaal selleks, et üldse toll oskaks midagi teha. Sest on ju päris palju ka praktilises elus probleeme sellega, et näiteks ravimite selgelt ebalegaalne müük turgudel
seda ei saa ju kontrollida keegi teine peale spetsialisti. Selleks ei ole pädev ei tarbijakaitse, selleks ei ole pädev ei politsei, sest kumbki nendest ei suuda teha vahet, kas see toode, mis tundub ravimina, on ravim või ei ole. Ehk siis teha vahet, milline nendest on nagu piirangualune kaup, ehk siis ebalegaalne toode, mitte intellektuaalse omandi mõttes, aga müügi mõttes. Või on ta lihtsalt mingi toidulisand või mingi muu toode. Ühesõnaga, et ravimite puhul on vaja päris suurt ekspertiisi selleks, et ära tunda üldse nii-öelda võimalikud rikkumised. Kui me räägime üldisest kaupadest, siis ACTA puhul nähakse ohtu toodete paralleelimpordile. Ehk siis ei ole veel päris selge, et kui suured on kaubamärgi omaniku või patendi omaniku õigused paralleelimpordi puhul, et kas ta saab sekkuda, saab panna piiranguid või mitte. Või jäävad ikkagi Euroopa Liidu aluspõhimõtted kehtima ja õiguste ammendumise doktriin, et kui kaup on sisenenud Euroopa Liidu turule, et siis põhimõtteliselt võib ta vabalt müüa kõikjal. Siis ravimite puhul muidugi see nii ei ole, sest ravimite puhul on päris piiratud ja mis räägitakse, ütleme poliitikas või mis iganes, et miks meil ei või müüa kõiki ravimeid, mida Euroopa Liidus müüakse, sest näiteks Saksamaa liitvabariigis on ravimiregistris 43 000 toodet, meil ainult umbes 5000, et miks siis ei või müüa kõiki neid ravimeid, mis on Euroopa Liidus kuskil müügil, ka Eestis. Euroopa Liidus on muidugi asi reguleeritud päris selgelt otsekohalduvate määruste ja direktiividega ja nähakse ette põhimõtteliselt 3 protseduuri. Ehk siis ravim võib liikmesriiki sattuda ainult läbi müügiloa. Ehk siis müügiloa hoidja, tavaliselt on selleks tootja, mida muidugi on tänapäeval üldse raske kindlaks teha, kes siis on lõpptootja, kas lõpliku karbile sildikleepija on tootja või on see tabletitegija või on see toorained või kus see toode tekib, on päris raske teda ravimite puhul jälitada. Aga üleüldiselt on keegi isik, kellel on siis need lõplikud õigused ja kes siis taotleb müügiluba. Ja ta saab teha seda põhimõtteliselt 3 protseduuri kaudu, esiteks kas tsentraalse müügiloa protseduuri abil, ehk siis esitades Euroopa Ravimiametile taotluse ja kui see taotlus rahuldatakse, saab siis see toode või ravim müügiloa kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Teine võimalus on siis vastastikuse tunnustamise või detsentraliseeritud protseduur, mille puhul siis esitatakse taotlus ühte liikmesriiki ja selle liikmesriigi müügiloa alusel siis taotletakse lihtsustatud korras seda müügiluba ka teistes riikides, ehk näidatakse ära siis referentsriik, et selles riigis on juba registreeritud ja teises riigis on võimalik siis lihtsustatud korras registreerida. Või 3 on riiklik protseduur, kui otsustatakse registreerida ainult kindlates riikides, näiteks Eestis ainult, siis on riiklik protseduur ja registreeritakse ainult konkreetses riigis. Ja mingit sellist asja, et kui Eestis on registreeritud, et siis ka Inglismaal on lubatud, sellist asja ei ole. Muidugi, ACTA ja ravimite kättesaadavus. Et kui nüüd vaadata statistikat, siis ega näiteks Eestis ei ole see olukord üldsegi ju ka hea. Et ei turustata Eestis 63% tsentraalse müügiloaga ravimitest, ehk siis neid ei ole mitte iialgi, mitte kunagi turustatud, mitte ühtegi pakendit. Siis 85% detsentraalse müügiloaga ravimitest, mis on kõik legaalselt, võiksid olla Eestis müügil, 54% vastastikuse tunnustamise müügiloaga ravimitest ja 12% riikliku müügiloaga ravimitest, mis ongi registreeritud ainult Eestis turustamiseks. Need ilmselt ei ole. Et aga miks ei ole? Siin ei ole tegelikult probleemid mitte intellektuaalses omandis ega mingisugustes piiriprobleemides, vaid puhtselgelt rahas. Ehk siis, kui haigekassa ravimit ei kompenseeri, seda Eestis ei müüda, sest keegi ei jõua seda osta. Sest näiteks Euroopa Liidu tsentraalse müügiloaga ravimid on kõrgtehnoloogilised ravimid, mis on erakordselt kallid ja ravimeid ostavad üldjuhul ikkagi haiged inimesed ja nende sissetulekud ei ole piisavad enda ravimiseks tavaliselt ja nad vajavad haigekassa abi. Ja Eesti haigekassa toimib põhimõttel, et midagi igaühele, ehk siis natuke midagi antakse igaühele, aga mingisuguseid eksklusiivseid, kaasaegseid ja innovatiivseid ravimeid haigekassa raha eest põhimõtteliselt ei levitata. Et igaüks võib saada, kui tal veab suurepärase võib-olla operatsiooni tippkirurgilt, aga üleüldiselt ravimite puhul sellist erilist innovatsiooni, vähemasti ravikindlustuse vahenditest ei ole ette näha. Muidugi siin kõrval on ka teine skeem, ravimikulutused SKP-st, me vaatame, seal oleme kuskil Euroopa Liidu keskmike hulgas, see rahakene muidugi on meil väike, aga
muidugi Eestis on patsientide omaosalus ravimite ostmisel Euroopa Liidus üks kõrgemaid, et kui te näete siin selles uduselt tabelilt, siis Eesti asub alt teisel kohal. Ehk siis meil on põhimõtteliselt kulutused õigemini inimese omaosalus ravimite eest tasumisel niigi kõrge, ehk siis akta kui selline või ütleme intellektuaalne omand kui selline tegelikult ravimite kättesaadavust Eestis ei takista, et pigem on siin teised põhjused. Muidugi, akta ja võltsravimid, sest ega tegelikult ju keegi meist ei taha ju osta mingisuguseid võltsravimeid, kõik me tahame osta kvaliteetseid, legaalselt toodetud tooteid. Ja muidugi, mis on ravimite puhul üks põhiline probleem, sest kui me räägime palju, ütleme mingisugusest intellektuaalse omandi piraatlusest, ehk näiteks keegi kopeerib mingi loata filmi või levitab mingit filmi, siis see kahju, kui ma ostan mingi väga uduse ilma lõputa filmi, siis ma võin olla lihtsalt vihane või vastupidi, see piraatkoopia võib tekitada minus huvi osta legaalne toode kuskilt nii-öelda levivõrgust, siis ravimi puhul on muidugi see, et valdavas osas ikkagi on need võltsingud substandardsed, ehk nad ei vasta ravimitele esitatavatele nõuetele, sest ravimite puhul on üldse põhimõtteliselt 0-1 süsteem käib. Kas ta vastab standardile või ta ei vasta? Et mingisuguseid vahepealsed, et peaaegu standardile vastab, et peaaegu kvaliteetne, sükust ei ole olemas. Ja muidugi põhiline probleem ongi need riigid, kus on topeltstandardid eksporditavatele ja siseriiklikult kasutatavatele toodetele. India on üks suurim ravimitootja ja tema on üks riik, kus on topeltstandardid, ehk siis siseriiklikult kasutatavatele ravimitele on standardid, aga välismaale võid sa müüa mida iganes. Ja see on muidugi suurepärane taimelava igasuguste toodete tootmiseks, mis paraku jõuavad ka Euroopa ja teiste arenenud riikide turgudele. Kui me siin vaatame, on mõned numbrid välja toodud, et ainuüksi piiridel on siis avastatud siin mõni aasta tagasi, 2005 või 7 aastat tagasi avastati umbes 500 000 artiklit, siis juba 2 aastat hiljem avastati, sest kui palju ei avastatud, see jääb meil igavesti saladuseks, üle 4 miljoni illegaalse ravimiartikli. Ja muidugi on probleem internetiga, et senikaua kuni telemeditsiin ei toimi, kõik Kašpirovski seansid ei ole efektiivsed, peame ostma ikkagi reaalseid ravimeid, pakendeid kui sellised, ja nendest, mida me oleme tellivad, või ütleme Euroopa Liidu inimesed tellivad interneti teel paraku üle poole, peaaegu 100% on ikkagi substandardsed tooted, ehk nad on siis teadmata lähtest pärit, mis enamasti ei ole kvaliteetsed. Ja muidugi, võrreldes kõikide rahvusvaheliste lepingutega, ravimite valdkonda reguleerivad päris selgelt, kõige rohkem muidugi humaanravimite direktiiv 2001. aastast, ja sellele on ka välja töötatud võltsingute vastane täiendus, mis jõustub siis 2013. aasta 2. jaanuariks tuleb Eesti ravimiseaduse sisse viia. Ja muidugi see direktiiv näeb ette päris uusi meetmeid, ma ei ole veel päris kindel, kuidas neid meetmeid rakendatakse, et kõige radikaalsem meede on ravimipakendite autentimine, ehk siis kõik apteegid üle Euroopa Liidu peavad autentima iga konkreetse pakendi. Seal on muidugi teatud pluss-miinus nimekirjad, et sinna autentitavate ravimite hulka kuuluvad kõik retseptiravimid, välja arvatud konkreetsed erandid ja käsimüügiravimid, mis on kindlas nimekirjas. Aga kuna valdav osa ongi retseptiravimid, siis praktiliselt kõik ravimid kuuluvad autentimisele, kas seal tuleb mingi ribakood või mingisugune eriline autentimisvahend, seda ei ole veel päris teada, ja kas need andmebaasid, kus siis iga apteek seda iga konkreetset pakendit hakkab autentima, kas see asub kuskil Euroopa Liidus tsentraalselt või igas riigis eraldi, et see ei ole veel päris kokku lepitud, aga põhimõtteliselt on ette näha, ravimite puhul päris radikaalseid muudatusi. Muidugi nähakse ette internetiapteekide ühtset märgistus, mis on ka sellele, et see ühtset märgistus on päris kerge võltsida, nagu on näidanud praegune praktika, ja ka suurem siis järelevalve tooraine tootjate ja ka ravimite hulgimüüjate üle. Nii, mida siis akta ja ravimid kokkuvõtteks ütlevad? On see, et Euroopa Liitu või arenenud riike puudutavad akta sätted selles mõttes vähe, et sealt mina isiklikult ei näe suuri muudatusi meie ravimivaldkonnas. Aga muidugi kolmandad riigid, neil on põhjust olla ettevaatlik, kui nende ravimid on ühesõnaga toodetud kuskil kolmandates riikides ja nende transiit toimub läbi akta riikide, siis võib juhtuda, et teatud kaubad võidakse blokeerida.
Ja Eesti kohta on tõesti, et intellektuaalse omandi küsimused ravimite puhul on vähem olulised, muidugi pidevalt on erinevaid suurkorporatsioonide vahelisi küll patendivaidlusi, küll kaubamärgi vaidlusi, kas näiteks sõna Viagra ja Viagral on sarnased, kui tegemist on erektsiooniravimiga, et kas nad on sarnased, on nad ära vahetamise, kui mõlematel on ühesugune sinine pakend, et need vaidlused on muidugi igavesed ja võib öelda, et tegelikult see teise tootja ei teadnud, et üldse niisugune toode nagu Viagra on olemas, ta kasutab sinist märgistust, et tal on üldse selline nimi, et seda võib rääkida ja arutada, aga see on pigem selline väheoluline probleem. Et Eesti puhul ikkagi see ravimi hind on see piirav limiteeriv tegur ja aktast otsese mõju on ikkagi nende ravimidirektiividel, millest siis tulenevad otsesed kohustused ja õigused siis Eesti ravimiturule. Ja ravimite puhul siis võin kokkuvõtteks öelda, et kõige suuremaks kaotajaks, võltsingud on alati pahad, kuigi me võime siin vaielda, et mis on võltsing ja üldse ja kas tal on kahjulik või hoopis selline informeeriv ja hariv mõju. Ravimite puhul on muidugi paraku enamasti kaotaja ikkagi tarbija, mitte just kaubamärgi omanik, kes kaotab küll teatud raha, kui tema tooteid võltsitakse, kuid pigem on ikkagi see kahju tarbijale, kes siis saab siis tervisekahju või vastupidiselt lihtsalt kulutab asjatult raha näiteks talgile või mõnele muule lihtsalt toimetule tootele. Et see on kokkuvõtteks teemast ravimid ja akta. Tänan teid. On kerkinud ka küsimusi, kommentaare? Jah, kohe tulen. Mul on selline küsimus, et Ask Rolas, Eesti Ekspress. Mul on selline küsimus, et te ütlesite, et peamiselt mõjutab siis arenguriike. Kas see tähendab seda, et arenguriikidesse lähevad valdavalt võltsravimid siis? Või kui nad siis ka lähevad või kumba pidi ta on, kas see mõjutab ja kuidas see mõjutab tervishoiu olukorda nendes riikides? Aitäh. See on muidugi keeruline ja peaaegu filosoofiline küsimus, sest kas seal on võltsravimid, kes seda teab? Sellepärast, et üleüldiselt vähestes Aafrika riikides on üldse mingi ravimite alane järelevalve, sest kui keskmiselt on seal umbes üks apteeker ja üks arst 100 000 elaniku kohta, siis on tohutult keeruline jälgida, mis seal üldse toimub. Ja muidugi on seal osad firmad, kes on siis, seal on väga, muidugi Aafrikas on väga keerulised, kui räägime Aafrikast kui arengumaade kogumist, et on ikkagi põhiliselt, seal on nagu eraldi süsteemid, on riiklikud süsteemid ja erasüsteemid ja eriti nagu järelevalve on pigem siis riikliku süsteemi üle ja erasüsteem toimib kuidagi nagu omapäid, et ma ei ütle, et seal on kõik võltsravimid. Seal on lihtsalt igasuguseid tooteid, mida toodetakse koha peal, meile võib-olla arusaamatute standardite alusel, aga ütleme, see ravimite kvaliteedi, selline maastik on väga kirju. Kas nüüd võiks akta, kui akta hakkab mõjutama teoreetiliselt nende riikide ravimitarneid, kas see on neile hea või halb? See on muidugi jälle keeruline küsimus, et kas midagi on parem kui mitte midagi. Kui nagu selles kontekstis vaadata, siis tõesti, kui nad midagi saavad, võib öelda, et on juba päris hästi saadud, sest tihtipeale ka psühholoogiline mõju, nagu öeldakse, et suur osa meie haigustest on ise paranevad, ehk siis nad saaksid inimesed terveks ka ilma ravimit kasutamata. Muidugi teine probleem, mille palju tuuakse välja ja WHO palju sellega tegeleb, on see, et raha raisatakse lihtsalt tulutult. Et üks on see, et ma ostan mingi ravimi, olles haige, kasutan seda ja sellest mingit kasu ei ole, ma olen selle raha kasutanud lihtsalt mõttetult, et samal ma oleksin võinud seda raha kasutada mingi teise ravimi ostmiseks, mis oleks olnud tõhus. Lihtsalt läks mul halvasti. Või teine asi, et muidugi kui need ravimid on, palju on muidugi seal tohutult palju on ikkagi võltsravimite nähte arenguriikides. See on 50%, seal on tohutu suured arvud. Isegi Venemaal, kus me oma arust arvame, et on ikka mingi süsteem ja kord, on ainuüksi legaalses apteegivõrgus umbes 20% selliseid tooteid, mille päritolu on väga raske kindlaks teha. Et selles mõttes see võltsingute ja substandardsete toodete probleem on mitte ka meist väga kaugel.
huvitav on näiteks see, et kui tehti siin hiljuti uuring, et ütleme inimeste harjumused või kui palju nad käivad apteegis, ostavad ravimeid, siis näiteks venekeelsed inimesed Eestis käisid apteegis umbes 3% võrra vähem kui eestikeelsed. Et see on selline huvitav statistiline erinevus, et kus nemad oma ravimid hangivad, et see on nagu selline ka küsimus, et kas nad on lihtsalt tervemad, nad ei ravi ennast, või kolmas asi, neil kasutavad mingeid teisi lähteid. Et see on jälle ütleme selline filosoofiline arutelu küsimus. Ma ei tea, kas te saite vastuse oma küsimusele. Sain küll vastuse, aga tahaks veel nii-öelda jõulise punkti panna, et kuidas te arvate, et kas see akta jõustumine selles kontekstis toob kaasa mingisuguse massilise surmade laine siis Aafrikas näiteks või siis mitte? Ma ei tahaks uskuda sellepärast, et ütleme, muidugi tundmata üldse seda impordi-ekspordi valdkonda nüüd ravimite alal, siis ma usun, et see on ikkagi mingi kaduvväike hulk, mida siit ütleme läbi arenenud riikide transporditakse kuskile. Ehk siis kõik jätkub nagu ennegi, ma arvan, et seal mingeid olulisi erinevusi võrreldes varasemaga ei peaks toimuma, ehk siis need importijad peavad lihtsalt olema ettevaatlikumad, nad peavad arvestama nende ohtudega, mis kaasa võivad tuua nende tegevus ja muidugi et miks siin selleks üheks nagu selliseks hüüdjaks hääleks on need abiorganisatsioonid, et valdavalt on abiorganisatsioonid registreeritud arenenud riikides, ehk siis Euroopas, Ameerika Ühendriikides ja tõenäoliselt nende nagu need transiidid läbivad rohkem lihtsalt akta riike. Et see on nagu mis on nende mure, et ma arvan, et need hiinlased ja pakistanlased ja võib-olla kambialased elavad endiselt ka tulevikus. Aitäh veel kord selle ettekande eest ja ma Askur Alasele ütleks, et Aafrikas surevad mõnikord inimesed päris hulgaliselt ka seepärast, et mitte, et neil ei oleks ravimeid, vaid neil lihtsalt ei ole toitu. Et ka selline jama on sellel kontinendil. Jah, palun, härra Lippmaa. Ma tahaks tuua lihtsalt ühe fakti esile. Ma olin sunnitud, mitte minul ei tulnud mingit probleemi selle asjaga, aga ma pidin kontrollima, mida õieti avastiin endast kujutab. Ja uurisin ühest onkahaiglast väga asjatundliku inimeste käest, mida ta endast teeb, mida ta teeb, nende arvates ei omada mingit ravitoimet. Järelikult oli see halb näide. Jah, palun. Mul on ainult selline küsimus, et rääkisite üsna palju võltsravimitest. Aga nüüd, kui rääkida geneerilistest ravimitest või siis ravimitest, mis on pärit riikidest, kus ei ole ravimipatente, et kuidas just nende geneeriliste ravimitega, et esiteks, et kas Eestis on näha geneeriliste ravimite kasvu, et ma saan aru, et tegelikult täna pigem minnakse seda teed, et see osakaal peaks suurenema ning geneeriliste ravimite puhul, kui võltsravimid tõepoolest omavad ohtu elule ja nende vastu võitlus peaks olema tõesti WHO-s prioriteet number 1, siis geneeriliste ravimite puhul ju võib asuda ka teisele seisukohale, et nende iseenesest ohtu ju ei ole ja nende kaubandust tõenäoliselt igasugused tollimeetmete karmistamised tõenäoliselt võiksid piirata või kuidas? Siin muidugi, geneerilised ravimid on legaalselt toodetud ravimid, seal ei ole mingit vahet, kas on originaalravim või geneeriline ravim, oleneb ainult sellest, kas kehtib mingisugune patent või ei kehti. Ja paraku on see, et aina enam ravimite patente lõppeb, siin lähiaastatel on juba lõppenud ja lõppeb ka väga suure osa patentide kehtivusaeg. Ehk siis geneeriliste ravimite tulv on tegelikult tohutu ja paljudes ravimirühmades tegelikult enam patenteeritud ravimeid ju ei ole. Et siin tuntud, Bayeri aspiriineks 100 aastat tagasi, mingit patenti tal ei ole, kõik toodavad ja muidugi see on nüüd puhas selline kaubamärgi küsimus pigem, et kas need geneerilised ravimid, mis on, väga raske on ju välja mõelda mingisugust nime, kui toimeaine nimi on paratsetamool, et kuidas on võimalik seda paratsetamooli sõna väänata 1500 erineval viisil, et ta ei sarnane sellel teise nimega. Ja kuidas seda valget pakendit, mis on ikkagi enamasti valge karpeks, kuidas seda kujundada nii, et ta ei ole sarnane mingile teisele ravimile, millel on ka kaubamärk, sest enamasti ikkagi ma arvan, et 100% kõikidest ravimitest
need kaubamärgid on ikkagi kinnitatud, ehk siis ei ole nagu nii-öelda mingit niisugust nagu vaba maad siin ei ole. Et siin on lihtsalt, et kuidas see on nii-öelda juba niisugune äristrateegia, et kuidas sa ujud selles kitsas vees, mis on nii, et geneerilised ravimid on kõik legaalsed, seal ütleme see akta nüüd geneeriliste ravimite puhul nagu mingisuguseid takistusi ei too, kuna geneerilised on legaalsed nagu ka originaalravimid. Ma loodan, et see vastus oli hea, nagu teisedki, ja seal on veel üks küsimus. Aga teeme nii, et siis see on ka nüüd viimane küsimus sellele ettekandjale. Väga kiire küsimus, ma olen vandeadvokaat Silja Elonurm ja töötan Clickman Partnerid büroos ja puutunud kokku sellise teemaga nagu paralleelimport ravimite vallas, ehk siis tegelikult katse sinna poole. Et võib-olla sinule just küsimus, et kas sa oled kursis üldse sellise paralleelimpordi potentsiaali Eestis, ehk siis sa mainisid seda, et õiguste ammendumine ravimite osas ei kohaldu, mis tegelikult ei ole ju päris nii, ehk siis õigused on ikkagi ammendunud, kui on olemas see nii-öelda esmane müügiluba, ja siis teise nii-öelda turustuskanali kaudu sa võid ju tuua seda ravimit ka nii-öelda Eestisse, piltlikult öeldes ütleme näide, et tootja on Hollandis, müüb hulgimüüjale Eestis ja Bulgaarias, hulgimüüjale Bulgaarias müüb odavamalt, ma tahaks tuua Bulgaariast Eestisse, kas ma võin tuua või ma ei või tuua, et tegelikult täna ma ju võin tuua, kui teil on teisene müügiluba. Jah, kui on teisene müügiluba, see teisese müügiluba saamise protsess Eesti riigis on suhteliselt komplitseeritud, aga see selleks, et seal on bürokraatlikuid takistusi. Aga ma tahtsin just seda küsida tegelikult, et ma ei väida seda, et akta siinkohal midagi nüüd otsustavalt muudaks. Pigem on küsimus selles, et täna tegelikult Eestisse ei ole toimunud paralleelimporti ju. Et kui nii-öelda internetiaktivistid ka väidavad, et paralleelimport on takistatud, siis minu väide on see, et tegelikult täna ei olegi ravimeid teiseste müügilubade alusel ju siia toodud. Et kas see on nii või see ei ole pigem nii? See on tõesti nii, sest paralleelimport ravimite puhul on üleüldiselt keeruline, sest sa ei saa lihtsalt tassida seda ravimit, millel on ühes riigis müügiluba ja ütleme, olgu, võtan Eestis ka teisese müügiloa sellele sama ravimile, siis muidugi jälle tekib minu subjektiivne arvamus on see, et siin põhiline probleem on jälle ikkagi ravimi nii-öelda hinnas, millel on väga oluline faktor, ehk siis kui sul on teisene müügiluba, siis sa pead uuesti seda kompenseerimist taotlema, see ei ole automaatne, et kui sul näiteks on sama toimeaine juba näiteks Eestis kompenseeritav haigekassa poolt, siis kuigi sa tassid seda sisse, ütleme samasugust toodet, mis on teise nime all registreeritud ehk müügiloa saanud Eestis, aga teise nime all teda sisse tassima samalt tootjalt, siis sa pead ikkagi läbima kõik need ravimisoodustuse protseduurid, mis võivad kesta, teeme 2, 3, 4 aastat tavaliselt. Seda küll, et seda ma tahtsingi just öelda, et pigem tegelikult ei ole meil küsimus ju täna, et akta nüüd teeks kõik võimatuks, vaid tegelikult on täna meil ravimiregulatsioon Eestis ja üldse EL-is on selline, et see on bürokraatlik ja kui sa suudad ennast sealt läbi närida, siis on fine. Aga kui sa nagu ei suuda, et siis ega see akta seda paralleelimporti ära ei lõpeta, et see oligi mul pigem see kommentaar. Jah, sest paralleelimport on juba praegu ravimite puhul väga keeruline. Aga veel kord aitäh, Kaidi Sarv, ja just. Ja ma panin tähele, et see teema kutsus esile nii palju kommentaare ja küsimusi, et kui ma oleksin oma enda noorem vend, siis ma juba tõttaksin ettekandja juurde ettepanekuga kirjutada üks artikkel ajalehte Sirp, kust saavad alguse mitmed debatid. Ja võib-olla, et näeme ka ravimi tarbijate meeleavaldusi Tallinnas ja Tartus. Peas muidugi õiged mütsikesed.